tere, uus nädal, uus podcast, salajutud on teie ees ja kui näete, meil on uus stuudiomööbel. Ma olen nii rahul. Mööbliait ikkagi kuradi tõi kastanid tulest või ma ei tea, millal seda väljendit kasutatakse. Ütleme siis, et tõi kastanid tulest ja tõesti väga-väga mugavad tugitoolid. Laud on uus, kuidagi suurem, mahub rohkem asju, nii et rohkem sponsoreid, kirjutage meile, saate tulla. Ja siis mõnus vaip on ka hästi pehme. Aga need tugitoolid on nii mõnusad. On, nagu, tahaksin niimoodi. Ma isegi ei mäleta, millised meie eelmised tugitoolid olid, aga... tead, vana kaup. Kes vana asja meenutab selle silm peast välja. Täpselt. Aga need on väga mõnusad. Nii et aitäh Mööbli Aidale selle uue mõnusa mööbli eest. Väike setup, väike vaheldus on tegelikult alati tore, et meil on see eelmine setup nii kaua olnud. Ja ta teenis meid hästi. Jah, kaua ta oli isegi? 3 hooaega või? Nii vähe. Aasta. 3 aastat, ma ei mingi, mis asja. Ei, mingi üle aasta veitsist, ma arvan. 3 aastat. 2 aastat. Okei, mis aga ei tea. Aga igatahes, kui me siia ümber kolisime, siis põhimõtteliselt kohe vahetasime välja ja nüüd on mõnus ja nüüd vähemalt 2 aastat sees, nüüd kui mingid paremat ideed ei tule. Aga Mööbli Aidal on ka sooduskood, salajutud, saab –15% kõikidele täis hinnaga toodetele. Mind väga huvitab, palju need toolid maksavad, sest et low-key nagu tahaks endale ka. Aga sul ei mahu see kuskile? Ma tean, et mul ei mahu, aga kui sa oled jälginud mu vlogi, siis sa tead, et ma praegu nüüd muudkui käin ja ehitan ja möllan ja värvin ja mässan ja... Sa paned päris hullu jah seal kodus. Ma ise mõtlesin ka, et nagu need tugitoolid on hästi mugavad, aga ma ikka oma diivani valikuga, et mul on nüüd aega veel natuke vähemalt siis hooaja lõpuni või? Tead, see klikk käib sul ära ja siis sa tellita. Samas, et sellega on see, et diivani sa pead ära tellima, siis see tuleb nii kaua. Tuleb küll, jah. Et see ei ole nii, et ta on kohe. Ma mõtlesin, ma peaksin Mööbli Aita koha peale minema, sellepärast, et... Saab proovida. Saan proovida ja nüüd ma vaatasin, et neil on olemas ka kohvinurk ja lastenurk, et ostamine oleks mõnus ja seal saab tasuta kohvi, teed või kakaod ja lapsed saavad mängida. Tegelikult peaks mingi... Kelaniga koos minna. Täpselt kokku võtta ennast ja minna sinna koha peale ja vaadata, mis oleks nagu näis. Võt ja mulle võtta siis need tugitoolid, palun. Küll ma neile kohale jään. Aitäh sulle. Jah. Palju? 320 € tükk, Kristina. No palun, aga kasuta sooduskoodi ja saad alla ja... Jah. Ja by the way, seal on, kusjuures tegelikult on seal lõpumüügis on aastaringselt üle 1000 toote –30% kuni –70% soodustus. Tead, ma ei tea, kas asi on minus, aga alati, kui ma lähen kuhugi poodi, siis ma alati vaatan nagu seda outleti ja kõik need asjad nagu üle. Sest et seal on vahepeal nii head leiud, nii odavalt. Täpselt nagu, et iial ei tea ju, mis sa võid sealt nagu leida, et... Peakski koha peale minema esimesena vaatama neid soodukaka asju ja äkki leiad mingi mugav asja. Just. Okei, ma siis teen selle otsuse ära, et ma vahetan oma Tee see otsus ära, et sa varsti teed selle otsuse ära. Jah, täpselt nii. Siis, nagu te näete, mul on ilus MyProteini set seljas. Väga ilus valge. Ja. Minul on must. Tanel, viska mu must set kuskilt sealt. Näete riideid. Jah. Proovime siis mina enda oma ka selga. Aitäh. Oi, püksid tulid ka kaasa. Pole lugu. Püksid et pärast panna, aga see on hästi mõnus ja see on niuke vorm. Mina pükse ei pane, mul on Skinny Legend jalas. Aga mulle meeldib, ma käin nendega suht tihti ja selle musta setiga ka. Nüüd ma leidsin selle pruuni ja valge kombo, et see on niuke Viimsi emme vibes, vaata. Mul on pärast pilates ja siis lähen võtan matšat ka. Kuule väga ilus ju. Väga hea. Jaa, see on väga niuke... Mulle tundub, et ta sobib tegelikult nende pükstega ka, sest ta on nagu tight ja püksid on loose, siis on nagu ilus. Väga kena on. Ja tead, mulle täitsa meeldib, et see on nii mõnusalt pikk. Jah. Väga-väga mõnus. No, ma ise valisin sulle selle. Aitäh. Nii et ja MyProteinis kehtib kasutuskood salajutud, milleks saab siis –46%. See on kõige suurem sooduskood, mida ma näinud olen MyProteinil. Ma olen paar korda ette karanud, kui inimesed praegu teised influkad teevad, et salajutudel on kõige suurem. Täpselt. Kes tahab kõige suuremat soodukat, ikka salajutud. Siis on Mediron ja enne kui me lähme nende laundry sheetside juurde, siis meil ei ole seda toodet siin, aga ma ise kasutan seda ja nüüd hakkab uus kooliaasta ja nagu lasteaia need, et sina kunagi soovitasid mulle see Knife'i, see juuksekreem. Nii. Ja see on parim asi ja minust, kui sul on ka lapsel, kellel juuksed kogu aeg nagu ma kammin kelan juuksed ära, kui ma õhtule järgi lähen, nad ei ole päeval kammin neid juukseid, siis tal on
olid ennem nagu need juuksed suht lappes, aga kui ma selle styling creamiga teen, siis tal jäävad need juuksed, et see ei ole liiga keel, see ei ole nagu vaht ka, aga see on kuidagi vahepealne, see on nii mõnus ja juuksed jäävad hästi normilt. Ma lasin Kelanil just juuksed lühikeseks ka lõigata, nii et see Knife'i styling cream soovitan siis kooliaasta algusel ja kui sa ikka lapsele teed soengu enne, kui ta kooli läheb või mis iganes kammid ära. Mulle meeldib, et see sobib tegelikult, vaata Kelanil on hästi paksud juuksed ja pigem siuksed kahused onju. Aga näiteks Lendel on 3 karva peas ja see hoiab nagu ka, sest vaata need libedad õhukesed juuksed tulevad ka patsist nii lihtsasti lahti. Nii et tõesti, ma ei tulnud selle peale, aga ka kasutame väga tihti, nii et soovitan soojalt. Aga ka tuleb nüüd hästi palju, ma tean, riiete pesemist, sest et ikkagi see koolis ju läheb, vaata minu arust nagu mida noorem laps on, et mingi aelavad seal maas ja mingi möllavad minu arust kogu aeg, et riiete pesu ja see laundry sheets on kõige parem. Mul väga hea, et nad saatsid juurde, sest et mul on kodus just selline pakk on praegu poole peal. Mul on otsas juba. Ma just siin püsin ka pesu üks päev, mõtlesin, et loodame, et varsti saadavad. Hea vend, vaata ise jumala eest just loodame, et varsti saadavad. Aga need oli vahepeal sold out ka, sest me oleme nii promo selle teinud, et need tulevad ja need lähevad sama kiirelt, aga need on tõesti väga head. Aga ei osta. Ei osta. Aga minu lemmikud on ikkagi need. Et ma tean, et osad inimesed on siuksed, et ma ei, et tahavad, et kui nad pesevad pesu ära, et nad ei taha, et mingit lõhna oleks. Mulle just ikkagi meeldib nagu see värskuse lõhn. Ikka see värskuse lõhn ja see ei ole nagu overpowering, aga mulle väga meeldib. Nii et Medironis siis tasub ka. Ja sooduskood loomulikult salajutud. Nii, ulaka kaunitariga. Mul on isegi paber, vaata. Ma panin selle libesti siia kapi peale. See on Yes for Love Ultimate Silikooni baasil libesti, mis sobib siis kogu keha massaažiks, intiimpiirkonna massaažiks ja libestina. Ja muuseas, seda saab ka kasutada täitsa seksiväliselt, kui kuskilt on ebamugav hõõrdumistunne, kui king hõõrub või suvel kuumaga reied vaata käivad kokku. Et ma tean, et osad paned deodoranti, aga see on nahasõbralikum versioon. Mina olen deodoranti pannud. Vaata, kui me Sitsiilias olime ka, siis seal oli nagu mul oli kleit ja nagu kogu aeg haudus deodoranti. Aga see pidi parem olema, nii suttav ja siis... Mul just aegi kodus libesti otsa, kes ma võin selle võtta. Absoluutselt. Ja kui sul on lateks riietust, saad sellega läikima lüüa, sest see ei kleepu. Minul endal kahjuks lateks riietust ei ole. Kahjuks, aga mul on sulle jõuluvink olemas. Milleks on siis mõnusad lateks püksi. Nii et siis seal... Eks ma siis ootan pool aastat. Kehtib ka sooduskood salajutud ja minge shoppama. Ja me saame viimasel kogu aeg, nagu meil on ikkagi viimasel nii palju uusi kuidagi kuulajaid ja kogu aeg on ikka, et oota, millist seda te soovitate mingid vibraatorid asju, et ma ei tea, kas ma ei tee... Ma mõtlen, kas minu arust me tegime, seal peaks olema Ulaka lehel salajuttude lemmiktooted ja seal all on igast need mingid erinevad vibraatorid, mida me oleme soovitanud. Mina lihtsalt ütlen, minu lemmik on lelosila ja sinna vastu ei ole midagi teha. Jah, lelosila. Et seal on need Satisfierid, et kui sa ei raatsi kohe mingi nii suurt summad panna, siis need, seal, kui ta paned otsingusse Satisfier, siis seal on need odavamad versioonid, need on ka väga-väga head. Nii, siis on kohv, nagu ikka. Nagu ikka. Ma joon päris kohvi ära ja siis ma teen väikse kohvi. No ma joon siis lihtsalt kohvi. Väike alkovaba rüübe meile. Väga imelik oleks hommikul küll 10 alkot. No kas imelik, aga? Ei oleks imelik. Esmaspäev ka, fuck it. Aga ma arvan, et sellest alkovaba kohvist saab minu septembri kaaslane. Ma ütlen nüüd kõva häälega välja, selle ma ei saa taganeda ka. Ma teen kaine septembri. Kus on kätemeri paks? See on teadlik otsus. mis saaks olla teadmatu? Ise ei tea, aga juhtub. Ei, ma otsustasin et ma ei tea, tunnen, et mul on vaja ühte kainet septembri. Suvi on nagu suht rämmar olnud ja ma pigem teen seda sellega, et mul on nii fit life, ma olen nii fit praegu, ma teen 4 korda nädalas treeni. Ma Aura ringi activity näitas, et ma olen 100. Ma ei ole kunagi 100, mul on mingi 89, 94 mingitel headel aegad, aga eile mul oli 100. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma olen nagu peak performance. Ma teen 4 korda nädalas trenni jõusaali, tund aega, pluss mul on iga päev siis 10 000 sammu ka, et ma olen nagu in my freaking peak, ja kaal lihtsalt tõuseb. Põmm. Ja see ongi siis fucking alkohol. Ma söön päris normaalselt ja Tanel ei saada mind fucking pastolaagrisse. Ta kibeleb juba.
ma tähendab mingi, aga pastud, mis sa oled mõelnud. Ja ma mõtlesin, et davai, et ma teen selle kaine septembri, et äkki siis ma saan oma kaaluga korda, siis ma tunnen, et mitte ma ei tunne, vaid ma kaalusin ja ma olen ikkagi päris mitu kilo juurde võtnud ja siis ma mõtlesingi, et nagu isale nagu peak performance trenniga ja siis nagu, aga algs ja vaata reedel meil läks ka korralikult lappama, nii et jah, vot mina ei hakka kainet septembrit tegema, sest et minul on joomisega see põhimõte, et kas ma ei joo üldse või ma panen ikka korralikult ja ma jõuan nii vähe nagu korralikult juua, sest et ma ütlen, see reede ikka läks tõesti lappe, need kokteilid läksid nii ludinal, vaata kõigepealt jõime seda mulli, siis neid Tom Collinseid, ma ei tea, palju ma neid sisse kuukasin. Väga palju. Ja mina tegin veel tequila šotte ka vahele. Mina ka. Seal suhtes või kus mul see lõpp nii ägune. Foronteegi läksime lõpus seal, aga suhtes tegime. Mind ei läinud ju. Läksin küll. Muidugi läksid. Muidugi läksin. Mind ei läinud, läksid küll. No ühesõnaga, et sihukest pummelungi ma tihti teha ei suuda, et mul üldiselt on see, et mõnikord kodus vaata, et teeks väikse pokaalikese ja siis mul jääb see nagu lahti, mul just üks päev jälle valasin ära mullipudel, kus ma olen ühe pokaali joonud ja siis see lahtub ära, vaata, mis ma teen temaga või on võimalik, ei, ma ei saa ju kurki sinna peale. Saad küll, aga nagu saad kõige nagu odavam viis on see, et kui sa pead pitsi tagurpidi peale, mingi väike pits, vaata. Ja, aga see ei püsi seal forever ju. No, ma ei taha äkki järgmine päev juua, ma tahan juua. No, ma olen joonud nädal aega hiljem ka. Ja on sees. Aga muidu müüakse neid nagu taaskasutatavaid, need saad sisse panna ja hoiab sul seda mulli. Restoranides on ka ju. Mul on nagu tihti see, et tahaks ühte pokaali, siis ma olen tead, ma ei hakka seda raisku laskma, siis ma lihtsalt ei joogi ja ma joon nagu selles suhtes nagu vähe. Ega ma ka ei joon, näiteks ma ei ole see, et ma näiteks nädala sees ja, lambist. Ja, aga sa käid pidudel, vaata, ma ei viitsi pidudel käia, see oli once in a lifetime experience. No seda küll, aga mul ongi see, et mul ei ole seda nädala sees teeks mingi klaasikest kas või. Kui ma teen, siis ma lähen välja, aga ma olen liiga palju väljas käinud, that's the freaking point, on ju. Ja see ei tohi lihtsalt välja minna, joo kodus. Ja, aga siis ma ei tea. Ma tunnen, et see on nagu lamp kodus juua, see on nagu kalorite raiskamine. Nojah, väljas vähemalt liigud. Jah. Ma ei tea, ühesõnaga, ma mõtlesin, ma teen selle kaine septembri ja vaatan, et kui ma saan oma normaalkaalu tagasi, siis vaatan. Siis hakkad edasi jooma. Siis hakkan edasi jooma. Miks ka mitte? Mina ei tee kainet septembrit, mina joon siis. Minu eest ka. Ka. Aga ja peaks välja tooma siis ka Coolbeti, aitäh meie leivaisale. Ja lähme siis kirjade juurde. Ei, ma ei taha kirjade juurde minna. Ma tahan sinu tõusudest ja mõõnadest kuulda. Tõusud ja mõõnad. Mis mul on? Tõusud on... Ma ei tea, ongi see sammu challenge on täiega tõus. See on hästi tore. Meil on nagu tore kommuun, on ju. Et inimesed täiega nagu on... Pluss on nagu sellest suurest chatist inimesed on teinud veel väiksemad chatid. Et kes on kuskil Pärnus, kes on kuskil Mustamäel, Pirital, mis iganes ja siis saad kokku ja jalutad koos, mis ongi see, et ma tean, et hästi suur probleem, mis on ka inimesed meile kirjutanud, et ta on nii raske nagu sõpru leida või nagu inimesi ja nüüd on nagu inimesed leidnud endale sõbrad tänu minu mingi väiksele challenge'ile. Nii et see on nagu hästi tore, mulle väga meeldib. Tõus on veel, käisime Peipsi ääres. Peipsi ääres nii mõnus siuke rannamajake oli ja 2 päeva ja Miku sünnipäev oli tõus, kindlasti meil oli väga fun, sest et ma terve laupäeva surin ja siis ma olin terve päev. Sa nii väga ei surnud, sa käisid mööda ilma ringi, mina olin voodis siruli. No ma pidin Kelani Etteli juurde viima ja siis mul oli vaba aega ja siis mul oli nii paha olla, siis ma jõudsin sinna kohvikute päeval, siis ma istusin seal tooli peal niimoodi. Ja siis sõin seda mingi mulgiputru ja mõtlesin, what the fuck is my life. Ma ei mitte kunagi enam suhtepaaris. Need on need punši joogid, mis meil pea valutama panin. Ma ei mäleta, mida ma üldse seal jõin. Ja siis jah, et nagu tore nädal on olnud ja nüüd me eile käisime Kelaniga loomaaias, et nüüd Siim tulebki laupäeval. Et meil on viimane nädal nende Kelaniga, et siis üritasime lõbusaid asju teha. Ja mis mõõnad olid? Mis sa naerad? No... Mul on võib-olla ainult üks mõõn olnud, aga ma ei tea, kas ma viitsin seda üles tuua, vaata. Tead, ei. Jah, täpselt. Kui ma tean, kui ma juba aiman, mis see mõõn oli siis. Jaa, sa tead, et eks see oli ka see sammu challenge, et mingid teemad sellega, et see oli üks mõõn ja kuidagi, vaata, sa tead, et sa oled ise nagu mina, vaata. Et kui sa tegid midagi nagu entukaga ja siis keegi toob seda alla, siis ma ei viitsi üldse enam teha. Ja mul oli korra niimoodi, et kui sest tuli mingi teema, siis ma olin mingi, käige persse oma sammudega, kõndige kõik persse, käige persse. Ja siis ma olin mingi, tead, ei, miks ma pean laskma kellegi enda mingit, et nagu mingit asja maha tuua, et nagu ma näen, et ma saan ju nii palju kirju iga päev, et keegi just üks päev kirjutas ka, et thanks, et ma olen nagu nii pikalt
kuidagi pole motti olnud ja mul on veits rasedusjärgne depressioon ja ma ei viitsinud toast välja minna, aga nüüd umbes, et ma sain seal mingid sõbrannad ja nüüd me kõnnime koos, et siis ma olen mingi tead, ühe inimese solvumine ei, on liiga palju ja ma arvan, et ei ole siin mingit solvumist enam nagunii, nii et selles suhtes meil ei ole mõtet seda teemat ka edasi arutada, aga mina arvan ka, et see sammu challenge on sul nagu äge idee. Mina obviously 10 000 sammu kunagi kokku ei saa ja kui mina teeksin challenge'i, siis ma vaatasin enda seda keskmist onju, et kui ma teeksin 3000 sammu challenge'i, siis see oleks mulle nagu mina peaksin pingutama, et see täis saada vähemalt natukenegi. Aga tead, mina jätan need challenge'id targemate ja usinamate teha, et mina teen lihtsalt. Minu arust võiks teha mingi 1000 sammu challenge. Nagu 3000 sammu, nagu ka nendele, kes on nagu laisemad, et nad natukenegi vaata viitsiks võib-olla. Kes on liikumispuudega. Nagu sina või? Nagu mina, jah. Aga nali. Tegelikult sul ei ole lihtsalt kella, ma arvan, et sa saad ikkagi päevas mingi 3000. See on nii suur maja, et sa saad juba maja peale. Kui palju aga sul ei ole telo käes lihtsalt kogu aeg ju. You don't know me. Mul on telo käes. Mul on telo käes. Ja mis olid sinu tõusud ja mõned? Tead, ma arvan, et mul siuke tõus ja mõõn korraga, võib-olla on selle asja nimi õppetund, oligi see, et mul see Skinny Legendi launch oli ära. Ja mul korraks tekkis nagu see, et vaata kohe, kui see müük algas, siis hakkas igalt poolt mingi teemad, vaata, et mingi, ma ei tea, kvaliteet seda ja hinnad teised ja korraks see tõmbas mul ka nagu kuidagi nagu kassi peale, et oot. See seest on ikka rõve tunne, vaata. Jah, et I was trying my best, on ju. Ja nüüd te nussite mu peale. Ja nüüd te natuke nagu nussite, aga siis ma nagu sain aru, et esiteks laias laastus ei ole veel vahet, mida keegi ütleb, sest et ega keegi pole neid asju nagu ka näinud, on ju, see on lihtsalt jutt, arvamus, spekulatsioon. Ja mõnes mõttes on see tegelikult ka nagu õppetunni kohta, on ju, et võib-olla nüüd ma nagu näen siis, et mis asjad need on, mis inimestele, vaata praegu mul on ainult eelmüük olnud, on ju, asjad pole koha pealgi, et ma ei tea, mis asju inimesed veel ostma hakkavad, kui inimesed kätte saavad neid. Aga et ma näen, et umbes, et mis hinnaklass tegelikult inimestele nagu sobiv on, mis neile kõige rohkem meeldib ja ma saan seda kõike tegelikult ju kohandada oma järgmise launchi ajal, on ju. Et mul nagu korraks tekkis siuke tunne, et kui ma nüüd mingi päevaga kõike sold out ei pand, et nüüd ma olen nagu failure. Aga siis ma olin nagu, et tegelikult kui nagu paari päevaga 100 000 euro eest kaupa müüd, siis võib-olla see ei ole nagu failure. Nii failure. Muidugi aga alguses tekkis küll nagu see tunne, et ma olen nii mõttetud ainult ei, see ei ole nagu selles mõttes, et loogi, et nagu meid on natuke ära hillitatud, me paneme asjad üles ja küll hiljem sold out, aga see ongi loogiline, või nagu, et nagu normaalne, et võib-olla isegi on hea, et ei ole kohe sold out, et siis on nagu kaupa ka, sest et minu arust ongi vahepeal vaata, et nüüd inimesed hakkavad ju kätte saama asju, nad hakkavad kandma ja siis ma näen ja võib-olla ma ei ole kuulnudki, vaata, me eeldame kind of selle, et kõik elavad meie info väljas, tegelikult kõik ei ela meie info väljas. Ja see ongi see, et keegi kannab, siis ta vaatab, mis pluus see on, tahaks ka osta. Ja siis ta läheb, ja siis tal on osta seda kaupa, mitte see, et mis kuradi leht see on, et siin polegi pluusi. Et see on natuke hea, et nagu tuleb alati mõelda. Et ma usun ka, mina olen juba käinud nende seal kohvikute päeval käisin ka, siis keegi juba tuli katsusmaterjale niimoodi, et selles mõttes, et sul alles reklaam hakkab liikuma, et inimesed saad alles riided selga. Ma lihtsalt ütlen, nagu esimese laksuga korraks tuli küll see tunne, et ma olen mõttetu tont, aga siis Märten oligi, et ma usu, et nagu palun vaata teiste Eesti rõiva brändide mingid käibeid on ju, okei, ma ei räägi mingi suurtest, ma räägin mingi väikestest firmadest nagu ka Skinny Legend veel on. Et vaata nende käibeid nagu, et we good. You're good. Ja loodame lihtsalt, et järgmised korrad siis ma ei tea, oskan paremini või tähendab, ma ei tea, mul tundub, et vahepeal oli nagu liiga arenemisruum on alati, et sa saad seda alati küll, paremini, praegu on väga hästi ja saab veel paremini, kui see, et sa tegid üli sitasti ja nüüd ei tee kunagi enam. Et selles mõttes on äge ja ma usun, et saab lõpuks ainuke miinus sellega on jälle see, et vaata, mul on ju enne ka olnud neid eelmüüke raamatutega niimoodi ja juba hakkab see meil on täis. Tellisin kauba juba 7 päeva tagasi. Kus on? Kas ma saaks ümber vahetada, et ma tegelikult nagu seda bluusi ei taha, ma tahan seda bluusi ja siis ma nagu, ma ei taha neid musti sokke, ma tahaks neid roosasid sokke. Oh my god, nagu ma tean, et see on part of it, vaata, see on nagu see klienditeeninduse osa.
aga lihtsalt, see vahetuste asjaks, aga see, et nagu nii paljud inimesed lihtsalt ei loe. See on nagu esimene asi, kui sa lähed ju kodukale, seal on suured pre-sale, kauba välja saatmine hakkab 25. august. Need on mingi, halloo, kus mu asjad on? Nagu... Aga kas sa mingi hetk mõtled seda ka, et võtad endale kellegi nagu kliendi halduriks ka, vaata? Ja. Sest et kokkuvõttes ma arvan, et see palk, mis sa maksad ja see närvikulu, mis sa säästad, on nagu worth it. Ja, et lihtsalt ma kuidagi, iga kord mul on see lootus, et inimesed ju oskavad lugeda, onju. Aga ei. Never. Ei, aga see nagu kas või see, et nagu mingi random asi, et ma saan viimasel hästi palju, et umbes ma tahan salajuttudega vaata, et tahan oma sektori pileti tagasi anda, et osta või et vaheta mul, et kui nüüd lisalauad tulevad, et siis pane mind sinna lisalauda. Ma mingi, et see ei käi päris nii, et näe, mul on pilet müü maha see oma jälge. Ma mingi, et Kalja, ei, see ei käi niimoodi, et ma mõtlesin ümber, et sa pead ise selle müügiga tegelema, et ma ei hakka su pileteid müüma. No see on tõesti sama võrdlus, et ostad kuskile õllesummerile pileti ja siis kirjutad õllesummerile, kuule, ma ikka ei saa tulla, et viitsid, müüge mu pilet maha. Teil on ju Instagrami konto. Täpselt. Et see on jah natukene, et no ma ei ütle, et et nüüd on ka vaata, et kui mul see sammu challenge on, ma ei ole kõiki neid asju üles astnud, aga vahepeal vaata inimesed ikka küsivad nagu ühte asja 10 korda. No kas või see, et kui ma ütlen, et vaata, kuna 1. august hakkas laupäeval, siis nädal, millest me loeme samme, on laupäeval. Eks nädal lõpeb reede õhtul ja siis on keegi mingi, oota, kas pühapäeva siis hakkavad uued sammud või esmaspäevast. Keegi kirjutas ka, et issand Kristjan, et kuidas sa jaksad, et need küsimused on kogu aeg samad, et sa oled ju ilusti ära seletanud. Nagu jah, aga vaata, alati on neid, kes tol hetkel just ei loe, ei vaata, et nagu ühest küljest ei saa pahaks panna, aga teisest küljest on siuke, et oh my god, sest vaata, Märtenil on ka sama asi, et ma mõtlesin tõesti, et kui Märten oleks võõras inimene ja tema töö oleks lihtsalt seda Maljulandi hallata, ma ei tea, palju ma sellele inimesele peaksin palka maksma. Praegu, rahakott on jalga vahel põhimõtteliselt. Sest et see on horrid, nagu tal on ka hommikust... Märten stressis, ma olen mingi, come and get it, palun! Please, don't leave me. See on see, et miks te lahku läksite, see kuradi Maljulend, ma ei jaksanud. No põhimõtteliselt... Ja Malju jaksan kätte anda. Ja kõik on ära õõrdunud. Ma pean ise selle kuradi kaasa. Et see on nagu crazy, et ühest küljest saad ka aru, et inimesed ju tegelikult liitub kogu aeg juurde, on ju, et nad on need, kes on algusest peale, mõni, ma ei tea, on kuu-2 enam ei liitu, mõni alles nüüd tuleb. Aga neil on kõigil samad küsimused ju. Ja neil on kõigil samad, oota, aga kuidas ma selle oma desktopile saan? Oota, aga kuidas ma niimoodi saan teha? Te tegite ju selle korduva kippuvad küsimused ka, enne. No jaa, aga nad ei vaata neid enne läbi ja nad tulevad enne küsima. Siis on väga tihti on probleem inimestel see, et kirjutavad, ma ei saa sisse. Et ma saadan e-maili, ma ei saa sisse sinna. Ja muud, kui saadan, siis Märten ütles, et ta näeb. Inimene on mingi 50 korda endale seda meili saatnud. Hüsteeriliselt muudkui saadab seda meili, aga selle asemel, et nagu avada siis seda kõige uuemat, siis ta avab selle esimese, mis on ammu aegunud, sest iga kord, kui uue saadad, eelmine aegub ära. Ja ta mingi, ma ei saa sisse, siis klõpsib muudkui edasi ja siis see tegelikult, kui kõik need inimesed teevad seda, siis see lükkabki süsteemi errorisse, sest see saadab kuskile e-maile kogu aeg ja süsteem arvab, et siin on mingi spämm käivad. Ühesõnaga, see on mingi crazy business, on ju, kogu aeg on mingi probleemid ja veel lisaks, mida inimesed tahavad. Märten, kuule tee nii, et foorumis umbes oleks see. Märten, kuule tee nii, et kui sa kirjutad, siis tuleb see. Kõigil on kogu aeg hästi palju palveid, on siis Märten on seal juuksetallid peas juba. Ja siis samal ajal me mingi, muidu tule alla, ma tahan seinad roosaks väärida. Muidu saad sa mulle ära plaatida selle aknalaua. Muidu saad sa kanaaedikud üheks tassida, ma tahan sinna pelletit. Muidu lähme ehituspoodi. Muidu, kas sa oled ära kujundanud mulle need kaardid, mis lähevad Skinny Legend'i pakenditesse? Kleepsud on tellitud või? Muidu keegi siia sisse. Ei, see on crazy. Appikene. Ja siis inimesed ütlevad, et Märten on ärakasutaja. Ei, tõesti. Sina oled tegelikult. Vaata, mis how tables are turned. Kes on tegelikult see skämm? Mina. Aga siis inimesed küsivad mult ka mingi, miks sa siis enda Krissulände ei tee? Ma räägin, et minu süütenöör on tegelikult väga lühike ja ma ei suudaks vist. Ja mul ei ole kedagi, kes teeks seda. No Ivari oskab ka mingi kodulehti ja niimoodi teha tegelikult, on ju. Aga nagu ma arvan, et las see meta tegeleb sellega. Jah, nii kaua, kuni ta sul töötab, siis on fine. Jah, mulle töötab, et selles mõttes, et see tundub, aga ei, teil nagu praegu toimib kõik,
aga õnneks te vist tahate nüüd Türki ka saate veits puhata, aga samas on vist tööreis. Me läheme tööreis, no me läheme septembris alles, 13. september. Et nüüd ma lähengi nüüd selle idee ja mõttega, mis ma nüüd mõtlesingi järgmise kollektsiooni jaoks. Et vaata, esimene kord ma olin nagu hästi kinni selles, et ma tahan kõige parem kangas, kõige parem materjal, kõige. Mul need püksid, vaata need viisakad püksid on oma hinnaga põhimõtteliselt sama kallid kui need pusad. Sellepärast, et seal on kasutatud mingi X-õmblust ja mingi, ma ei tea, mis asja, mida kõike nemad soovitasid. Seekord ma olen natuke targem. Ma ei ütle, et ma mingi sita materjali, aga ei pea ka olema mingit asja, see ei pea olema nagu kõige, onju. Et ma tahaks vaadata keskmist valikut, ega mul ka kurdi kõik riided kapis ei ole ju mingi, ma ei tea, kõige, onju. Et ma ei ütle, et ma mingit sitta tahaks toota, aga ma tahaks vaadata, mis on nagu taskukohane, eriti kui me räägime mingi ütlen, vihjan ära, et ma tahaks nagu teist kollektsiooni, sellist loungewear'i, vaata, millega kodus olla, et see ei pea olema mingi top-notch quality, ma ei tea, mis asi on. Et ühesõnaga ma proovin nagu seekord seda teed minna, et see oleks nagu taskukohasem, onju. Ja vaatan, mida siis selle hinnaga seal pakutakse, et ma peakski saama nüüd septembris, kui lähen, et saama siis mingid näidiseid näha. Vot, jälle oleme nii kaua lobisenud kirjadest. Jah. On sul kirjad ees lahti või? Ma võin võtta siis selle esimese kirja ja see tuli meile täna, kui ma õigesti mäletan, ma hommikul lugesin seda. Nii. See on siis see vitamiinipuudus. Nii. Tervetuloa! Räägin teie lemmikinflukast, kelle nime ma välja ei ütle. Ta kunagi pettis oma meest ühe räppariga, kellelt sai ka siis suguhaiguse. Mehele ju kodus ei saanud asja välja rääkida. Seega ta söötis vitamiinide näol need glamüüdiravimid mehele sisse. Et nii saab ka, kui vaja. Hoidke oma meeste vitamiinitaset ikkagi paigas. Ja kõige haigem on see, et ma lugesin seda kirja. Kõige haigem on see, et ma oleks nagu kinda kuulnud taolist lugu. Okei. Selles mõttes, et see räppar, ma ju tean seda räpparit. Ja ma tean, et nad magasid ka selle räppariga, sest et see... Võib-olla sellepärast ma mõtlesingi, et ma tean seda lugu. Ma teadsin, et see vähemalt vastab tõele. Sest et ma mäletan, et kui peale seda, kui nad siis suguühtes olid, siis ma läksin Saaremaale, see räppar tuli ka. Ja ta oli juba siis koos oma selle sama mehega, kellega ta praegu on, kellega on just tähistasid minu just mingit aastapäevaga. Ja siis see räppar oli niimoodi, et tal oli 2 telefoni ja ühega ta tegi endale, tal oli see vana telefon, kus kõik kontaktid ja kinda tegi netti oma uuele telefonile. Ja siis see tüdrukul oli selle vana telefoni number ja me olime Saaremaal ja siis ta lülitas, tal oli see telefon välja lülitatud. Ta lülitas sisse selle telefoni ja siis kui tuli põmm, sõnumid järjest liiti see sama influkas. Ta oli mingi tšau, umbes eile oli üli fun, vaata. Ta pärgmi sõnum. Et kuidas sul läheb, et sa ei vasta mulle? Ja siis ta järsku laseb. Sul ei kõlba mulle vastata. Siis läheb natuke aega mööda. Ja sorry, et ma ärritusin, et millest olen, tahaks teada, et miks sa ei vasta mulle, vaata, et ma ikkagi, kas juhtus midagi? Ma ei saa aru, miks ta siis oma mehega koos on, kui ta... Nad vist keppisid ikka päris, sest et see räppar... see oli ammu, on ju? See oli ammu, see olukord, millest mina räägin, aga see glamüüd ja värk, ma tean, et nad ikkagi mitu korda ikkagi läks tagasi, see räppar on natukene vabameelne. Has been around, aga tead, ma ei pane talle pahaks selles mõttes räpparile, et tema oli vallaine vist siis, jah, et siis nagu tal oli nagu see, et nagu tead, jah, pole minu probleem. Sai feimi ja tüdrukutel läks peale. Sai londimärjaks. See on väga rõve. Aga siis oligi nagu see, et kõige aegem on see, et võib-olla seal influkal oleks olnud isegi šanssi on selle räppariga. Ta oli kinda tema type on ju, nagu see mõttes, et ta ei ole kole influkas. Ei olnud kole, kogu nali ta ei ole kole. Ja siis, aga lihtsalt see, et mõtle, et talle lihtsalt telefon välja lülitatud, siis ta lülitas sisse vaatas, et girl paneb nii saikarit. Ja siis, aga minust nad keppis peale seda veel paar korda kokku, nii et selles mõttes. Aga mulle meeldib see osa, et annad nagu vitamine. Mäletan, Märten vahepeal andis mulle kogu aeg vitamine. Sa rootsamegi glamüüdi. Ta enam ei ole üldse andnud, nii et võib oligi asi nagu ajutine. Sai su glamüüdi välja ravitud? Sai välja ravitud, jah. Ma tea, aga ma ei vaadanud ka, et mis ta on. Et selles mõttes, et võib täitsa reaalne, aga ongi nagu see, et kuna ta sa vaataksid või? Ja no mõtlen, kui Ivar ütleks, kuule näed, siin on sulle vitamiinid, kas hakkaksid ükshaaval läbi vaatama? Ei, kui ta oleks mulle peo täis neid, ei võib-olla niimoodi vaataks. Ma ka ei vaataks. Ja kui ma üldse küsiks, mis seal sees on.
tõesti. Et selles mõttes on täitsa, kui nad on influkas ka, et äkki ta oli, mul on mingi koostöövärk, et nad saatsid meestele ka vitamiine võtta ja segad selle mitmega kokku. Aga noh, tead, see tüdruk nagunii saab, või see influkas nagunii saab aru, et me temast räägime, tervitasid sulle, kuulab ka nagunii. Ja nüüd ta siis Nüüd ta läheb jälle hüsteeriasse ja hakkab mingi... Aga tal on ainult nagunii 17 subscriberit, nii et rahuneb maha. Tahab nendele räntida seal. No edu ja ma loodan, et siis su mees ei saa sellest teada, sest et muidu sul on natuke kellad. See oleks persekellad isegi võiks öelda. Nii, itaallasest büromaan. Tšau, ma olen Kristina. Tutvusin eelmine aasta ühe itaallasest kutiga, kes oli tööasjus ajutiselt Eestis. Poiss oli super ilus, täpselt minu maitse. Juba esimesel kohtumisel oli keemia tugev. Peas tegin juba plaane, kuidas temaga koos Itaaliasse elama kolin ja peagi jooksevad ringiga pisikesed tumeda peaga minirosinasilmsed. Kahjuks teda lähemalt tundma õppides sain aru, et on vist kõige imelikum mees, keda ma iial kohanud olen. Alguses proovisin nendest asjadest eemale vaadata, sest tõmme oli nii suur. Aga kui ta mul ühel lambisel kolmapäeval seda juttu rääkis, hakkasin aru saama, et tegemist on raske juhtumiga. Rääkis mulle siis, et oli eelmine õhtu otsustanud, et proovib esimest korda elus enda G-punkti masseerida. Ehk siis toppis endale näpu perse. Tema korteris oli saun ja miskipärast oli ta just sinna seda tegema läinud. Ma ise läks ka võib-olla sauna, väike siuke relaxing, ma ei tea, niiske olek. Moist. Jah, selleks, et näpp kergemini sisse läheks, oli ta võtnud sauna kaasa kookosõlipurgi. Asjatas seal siis veidi ja mõtles poole pealt, et peaks proovima kookosõli kerisele panna. Arvas, et tuleb hea kookosõlõhn. Kas teate, mis juhtub, kui tuli kuumadele kividele õli valada? See leek, mis sealt üles tuli, pani kogu majas tuletõrje alarmi tööle, mille peale tuli maja ette ka tuletõrje. Kutsis jooksis paanikas, perse ja näpud kookosõlist tilkumas, üritas leeki kustutada, samal ajal endale riided selga ajades, sest tuletõrjujad koputasid juba ukse taga. Sai lõpuks riidesse ja hakkas paanikas mõtlema, et mida tuletõrjujatele öelda. Ei saa ju ometi öelda, et sorry, surkisin näpuga persses ja panin kogemata sauna põlema. Tal tuli hiilgav idee. Ta jooksis kööki, viskas kookosõli pliidile ja pani pliidi täis kuumasele. Kui kookosõli pliidil kärssama hakkas, lasi lõpuks tuletõrjuja sisse ja ütles, et tal süüa tehes läks õli pliidile. Sellest läks alarm tööle. Tuletõrjuja oli vaadanud imeliku näoga, lülitas alarmi lihtsalt välja ja läks minema. Ta tahtis tuppa saada ainult selleks, et alarm välja lülitada. Teda absoluutselt ei kottinud, kuidas see tulekahju tekkis. Ma ei ole kindel, kas see mees oli tuletõrjuja, võib-olla ta oli pigem mingi G4S vend või majahaldur, aga itaallane ilmselgelt arvas, et see oli tuletõrjuja, nii ta mulle rääkis. Igatahes pärast seda lugu ma suhtlesin temaga kahjuks ikka edasi. Proovisin teda aktsepteerida sellisena, nagu ta on. Minu musu ikkagi. Kuid lõpuks ei tulnud sellest midagi välja, sest neid veidrusid tuli aina juurde ja ma ei pidanud vastu. Love you, bye. No ütleme nii, et mina selle mehe asemel you couldn't waterboard this story out of me. Nagu okei, mina võib-olla... Sina räägi. Ma mõtlesin ka, mida sa räägiks ta kohe. Aga meeste rahvana, miks sa peaksid mingi naisele rääkima? Ja ma saan aru, kui see naine oleks ise seal olnud ja siis ta teab seda lugu. Mitte see, et et mis see on kõige veidram asi, mis sa teinud oled? Kuule, ma panin endal näpu perse saunas ja panin terve korteri põlema. Ja siis lemmik on see, et ta läheb kööki ja siis paneb mida sa rohkem oma kodu kärsatad, stupid. Pealegi, kui leek oli saunas ja nüüd tal oli 2 kohas leek või? Ja siis tule tuletõrje ja pani lihtsalt alarmi kinni, et põle sisse, ma ei viisi. Krenti debiili. Mu vahetus hakkab kohe läbi saama, viisi tegele selle pastaga. Kuigi võib-olla see lõi leegi üles ja siis kustub ära, kaua see seal põleb. Aga nagu sa võid ju kohe öelda, et ma kärsatsen midagi, aga ma juba sain selle korda, mitte see, et päriselt pead. Vaata, need vist on need inimesed, kes ei oska valetada, vaid ta on mingi, et ma teen selle olukorra, et siis ma ei pea valetama. Jah, sa üks lihtsalt pena valad üle korteri. Ma ei tea. Oh my god. Näpp on terve let it burn, tead, lasja. Näpp on päris. Oh heeru. Orgasmiga orgasmita. Hei, ma olen Kristina. Olen väga tänulik selle eest, mida te teete. Olen teilt palju õppinud. No ma tead ära õppima. Ära meelde. Kas nüüd palju tasub õppida? Õppi natukene. Olen 17-aastane sõruk ja ma olen olnud suhtes omaajalise poisiga juba 3 aastat. Meie suhe on üldiselt väga hea, saame enamasti hästi läbi, usaldame teineteist ja mul ei ole põhjust kurta. Aga on üks asi, mis mind juba pikemalt aega häirib ja on tunne, et see rikub tundeid temakese vastu. Seks ei ole minu jaoks hea. Arvan, et ma pole mitte kunagi vahekorra ajal orgasmi saanud. Olen proovinud ise rohkem kaasa liikuda, et ma oleks lihtsalt nagu mingi surnud meritäht. Aga see ei ole ka midagi väga muutnud.
võib-olla on asi selles, et tema lõpetab ja siis ongi kõik, vahekord on läbi. Ega ta väga kaua ei kesta ka. Üksi olen proovinud dušiotsiku abil ennast orgasmini viia ja olen sellega ka hakkama saanud. See pani mind mõtlema, et mu keha justkui töötab, aga seksi ajal seda tunnet ei teki. Ma tahaks väga teada, mis tunnen saada orgasmi seksi ajal. Nüüd ma mõtlengi, et kas asi on minus või hoopis temas. Kas see on normaalne, et ma vahekorra ajal orgasmi saa? Oleks väga tore teie tagasisidet ja mõtteid kuulda. Teie orgasmita Liina. Ma ütlen, et sa oled noor, et nagu noorena vist ei saagi nagu selles mõttes, et te olete veel nagu noh, et kui ta ei kesta väga kaua, siis ta ongi nagu. Jah, aga samas nad on 3 aastat koos olnud ja ma ei ütleks, et asi on sinus otseselt selles, et väga paljud naised by the way ei saa lihtsalt penetratsiooni peal orgasmi, aga päris nii ka ju ei saa, et tema saab kätte ja nüüd on kõik. Jah, et võib-olla sa peaksid talle nagu, ma saan aru, et seda on nagu awkward seda vestlust pidada või midagi, aga mäng on selline, et ega enne tema ei saa, kui sina oled saanud. Ja see ei pea tähendama penetrationit. Kui sa saad dušiotsikuga, siis sa kindlasti saad keelekast. Käega saab igast asju teha. Kui on mingi lelo või midagi. No, küll see noor poiss käega ka hakkama saab. Ma arvan ka. Jõudu peaks olema. Võhma peaks olema. Jah, et nagu ma mõtlengi, et vaata nii noorena tõesti see ongi nagu awkward mingi vestlus, mida pidada. Eriti tüdrukutel on ka nagu paha komme võib-olla natuke teeselda ka. Ja siis see poiss võib-olla ei arvagi, et midagi on nagu puudu. Aga ma arvan, et võib-olla ära lase seksil minna nagu full seksini välja, vaid võta ise ta käsi, pane see kuhugi nagu, et suuna teda, vaata, kui sa ei taha rääkida, suuna teda ja usu mind, küll ta aru saab, kui sul hea on nagu. Sest et jah, seks võib-olla et kui sa ei julge kohe nagu minna mingit tavai, et siis seksi ajal suunamine on ka nagu väga, selles mõttes, et see on võib-olla isegi natuke lihtsam, kui sa ei julge nagu kohe rääkida sellest. See, et sa lihtsalt võtad ta käe ja nagu selles suhtes, ega seks ei hakka ju kohe käsi masinasse, vaid suudlete, siis võtadki ta käe ja juhendad, kus sa tahad. Jah, sa ei pea midagi nagu selles suhtes ma tean, et awkward on mingi kuradi. Aga kui ta juba teeb õiget asja, siis ja kui ta teeb valesti, näiteks liiga valusalt, on ju, siis meestel on vahepeal, arvad, et saad huult rappimist, on ju, siis ütled, et õrnemalt või nagu selles mõttes, et nagu juhenda ja kui ta siis ka aru ei saa, siis. Et siis jumal temaga. Aga ma arvan küll, et noh, ma ei tea muidugi, kui avatud vestlused teil on nii noorena ja kui palju sa julged sellest rääkida, võib-olla on lihtsam nagu kirjutada, et tead, et ma olen nagu mõelnud, et võib-olla me võiksime, et tead, vaata, mitte nagu süüdistavat, et tead, et ma tahaks teinekord niimoodi proovida, et teeme nagu hästi pika eelmängu, sest et eelmäng üldiselt on rohkem naistele TBH, on ju. Et tahaks lihtsalt proovida. Ja ära ütle, et pikk eelmäng on see, et ma võtan sult tund aega suhu, vaata, siis mees on mingi, teeme pika eelmängu ja siis tahab, et sa tund aega möllaksid seal. Ja, aga et lihtsalt, et pikemalt. Jah. Proovi nii. Jah, ja vaata, mis saab. Jõudu sulle. Päris nii ka ei pea olema, et mees saab ära ja siis jumalaga vaata. Nii, 8 aastat põrgut. See on küll paha lugu. Hei, armsad Malju ja Kristina. Saadan teile oma loo. Vabandan juba ette, kui see sai natuke pikk, aga loodan, et leiate aega seda podcastis lugeda. Alati tasub usaldada oma sisetunnet, põgeneda kohe ja nii kaugele, kui saad. Sain just täisealiseks ja nautisin elu. Olin alati unistanud sellest, et saaksin noorelt pere luua. Tol ajal oli mu ümber mitu mehekandidaati, kes soovisid minuga suhet, kuid ükski neist ei tekitanud minust sümpaatiat. Siis kohtasin aga teda. Ta tundus olevat täiuslik. Ta oli hooliv, tähelepanelik ja alati olemas. Ta uuris pidevalt, kuidas mul läheb, tuli mulle järele, viis mind koju ja pani mind tundma, et olen hoitud. Üks mu lähedane sõbranna hoiatas mind tema eest. Tema tuttav oli selle mehega kunagi suhtes olnud ja kirjeldas teda kui väga ohtlikku kaaslast. Kui ma temaga sellest rääkisin, veenis ta mind, et tegelikult oli hoopis tema ohver ja eksnaine hull. Otsustasin teda uskuda ja kujundada oma arvamuse ise, kuigi midagi jäi ikkagi nagu hinge kripeldama. Esimesed kuud olid imelised. Kolisime kiiresti kokku ja ma tundsin, et olen leidnud inimese, kellega oma elu jagada. Umbes nädal peale kokku kolimist muutus kõik. Kui ma ei jõudnud õigeks ajaks koju, karistas ta mind vaikimisega või kadus kodust, teadmata kuhu. Ta tahtis, et lõpetaksin töötamise, sest tema sõnul polnud mulle seda vaja. Tasapisi kaotasin oma iseseisvuse. Ta alandas mind, mõnitas, süüdistas pidevalt petmises ja kontrollis iga mu sammu. Sõpraga suhtlemisest said tülid ning lõpuks eemaldusin peaaegu kõigist oma lähedastest, et kodus oleks rahu. Kui olin otsustanud suhtest lahkuda ja isegi välja kolinud, sain teada, et ootan last. Tema lubadused ja veenmine tõid mind tagasi. Mõneks ajaks muutus jälle kõik heaks, kuid see oli vaid ajutine.
Raseduse ajal jättis ta mind vihahoost talvel maantee äärde ja pidin üksinda mitu kilomeetrit kõndima. Ta süüdistas mind pidevalt truudusetuses. Väitis, et kui tema kodus pole, käivad mul seal teised mehed, kuigi olin beebiga. Ta alandas mind, naeruvääritsedes mu keha peale rasedust ja isegi teiste inimeste kuuldes. Ta hakkas mind manipuleerima ka enesetapuähvardustega. Ta saatis mulle sõnumeid, et lahkub siit ilmast, lülitas telefoni välja ja kadus. Olin täiesti paanikas ja helistasin ühel korral eluliinile, kuna ei osanud enam midagi teha ja olin aru kaotamas. Muidugi olid need lihtsalt manipuleerimisvõtted ja mäng, mida talle meeldis teha. Üks huvitavamaid süüdistusi oli veel see, et kui ta arvas, et ma panen talle õhtuti uinutit joogi sisse, et saaksin teda rahulikult teiste meestega petmas käia. Sellised olukordi oli lugematu arv. Ta süüdistas mind kõiges uskumatutes asjades. Karjus, alandas, muutis ka mind materiaalselt endast sõltuvaks, keelates mul töötada. See kõik kestis 8 aastat. Olin vaimselt täiesti läbi. Kõige raskem oli näha, et tema käitumine muutus vägivaldseks ka laste suhtes. Siis sain aru, et pean lahkuma. Sellist elu ma oma lastele ei soovi ja muidugi ka iseendale. Täna läheb mul väga hästi. Olen oma elu nullist üles ehitanud. Suudan üksinda ennast ja oma lapsi ülal pidada. Olen tagasi saanud rahu ja iseenda. Laste isapoolne terror lõppenud ei ole ja ta üritab mulle siiani igat moodi kätte maksta ja haiget teha läbi laste. Näitab end kõigile just kui oleks tema ohver ja muster isa. Tegelikult on asi sellest väga kaugel. Sellest aga ehk juba järgmises kirjas. Tead, kurb on see, et vaata see jutt on nii sarnane nii paljudel naistel, kuidas need mehed alguses on nii super, nii great. Ja vaikselt tavaliselt just siis, kui kokku kolitakse ja veel hullemaks vaata minnaksegi siis, kui rasedaks jääd, et siis nad lähevad nagu eriti luusiks oma selle teemaga. Siis nad on nagu mingi, kus sul minna on. Põhimõtteliselt. Me oleme stuck for life. Aga vaata see enesetapuga ähvardamine. Vaata, mul ei ole kunagi seda olnud, et keegi oleks ennast enesetapuga ähvardanud, aga ma kuulsin niisugust asja. Ma ei tea, võib-olla nüüd eksperdid võite täpsustada, kui ma mööda panen. Aga kui keegi ähvardab sind, et ta tapab ennast ära, siis see ei ole sinu vastutus. Ainuke asi, mida sa saad öelda, on see, et mul on väga kahju seda kuulda. Ma helistan, anna mulle teada, kus sa oled või kui sa tead, kus sa oled, helistadki politseisse või kuhu iganes, ütled, seal aadressil on inimene, kes ähvardab ennast ära tappa ja ütledki talle, mul on väga kahju, kui sa seda teed, aga kahjuks ei ole minu vastutus ja kõik. Nad ei tee üldiselt. Oli ka, mul on ka üks olukord olnud, kus ma pidin helistama politseisse ja me saime õnneks väga hea sain nagu oligi, et ma helistasingi nagu 112, saad helistasid mulle, siis lõpuks patrullist helistati mulle tagasi, see tegelikult oli just hiljuti paar kuud tagasi, see ei olnud üldse minu tuttav, aga lihtsalt ma teadsin, et keegi tahab teha ja ma olin mingi, et okei, ja me olime täiesti teises Eesti otsas. Ma mõtlen, okei, kuidas me saame seda inimest aidata ja ma olin mingi, ma ei jõua Tartusse ja ma ei tea, et ta oli purjus ka. Ja vaata, kui ta on purjus, siis võib-olla ongi inimestel natuke rohkem uisapäisa teed täpselt, on ju. Ja siis oligi, et õnneks sealt Tartust oli nagu väga, kohe see dispatcher saatis patrullis ja patrullistas mulle, sai nad kätte ilusti ja kõik oli nagu okei. Siis me täpselt teadnud asukohta ka, kus ta umbes on, need leidsid väga kiiresti ülesse. Aga ükskord mul oli selline olukord, et mind manipuleeriti ka hästi pikalt, vaid päris mitu korda ära tapmisega, et ma tapan ennast ära. Alguses see mõjutabki, sa ei taha keegi ennast ära tapaks. Aga tead, mis siis oli või? Ja siis ükskord oli niimoodi, et oli ka mingi, et ei, ma tapan ennast ära, aga ma olin juba nii vihaseks aetud. Aga tapa siis. Aga kas tapa ära ennast? Ja siis oli mingi, et no ma ei hakka ju. Okei, aga see on nii pikalt manipuleeritud. Aga see on põhimõtteliselt ju sama asi, et sa ütledki, et selles suhtes, et kes olen mina, et sind takistada. See on vaba maa. Ei, aga ma lihtsalt nagu, tegelikult ma ütleks kunagi kellegi nii, aga ma lihtsalt nii frustreeritud ja ma olin mingi, et kui sa nii kaua muga jauranud, aga ma olin väga tapa, at this point tapa, ma ei jaksa enam. Siis mul ongi lihtsam. Aga vaata, Gert tegi mulle ka sama asja, kui ta minu sünnipäeval, vaata, ta oli mingi, ma sõidan ennast surnuks minu autoga. Alloo, aga selles suhtes, et ma viskasin talle oma auto võtnud, ütlesin, tead, anna tuld. Aga tead, peaasi, ma jään autost ka ilma, aga peaasi, et see kuradi vaitka jääd ükskord. Ja, siis ta läinud kuskile. Muidugi ta läinud kuhugi. No tegelikult see ongi nagu see, et nagu ma ei tea jah, et kuradi fucking hell need. Alati vaja ennast kuradi surnuks sõita. No täpselt, üldse mis minu autoga lähed, kuradi manipulaator, noh.
võta Boltrai. Jah, oota, me olime Indrekul, seal ei olnud võtta midagi. Jah. Aga no kirja autorile ma lihtsalt ütlen seda, et väga tubli oled, et sa sealt ära tulid. Kurb muidugi, et sa pidid paar last saama selle käigus, aga noh, paratamatult elu on selline, et tihtipeale need manipulaatorid just ise rõhutavad seda, et ma tahan lapsi, teeme pere, sest et see on jälle üks viis, kuidas inimest kinni hoida. Ja inimesed, naised eriti, vaata, kes tahavadki tegelikult ju seda perekonda, seda ühtekuuluvustunnet, siis tegelikult see on ju nagu vau, et näed, et mees tahab minuga last, on ilmselt serious about me. Ja tegelikult see on lihtsalt selliste inimeste puhul mingi taktika, kuidas nad saavad sind endaga hoida. Aga väga paljud ei saa ära sealt, nii et mul on hea meel, et sa said. Ja üks asi, mis nagu ongi, tuleb nii-öelda tähele panna või kuidagi see, et vaikimine, kui keegi nagu kasutab vaikimist ka nagu selle taktikana, et mõni arvab, noh, et vahepeal ongi, et mõnel inimesel on vaja nagu aega, et näiteks mingeid oma mõtteid koguda, aga kui keegi hakkab kasutama nagu vaikimist nii-öelda relvana või kuidagi, et sind kontrollida, siis see on nii suur red flag, et hoia eemale. Ja teiseks on see, et umbes tule töölt ära, sest et see on ka, et siis hakkab see finantsiline, et ükskõik mis, kui keegi lubab, et ma pean sind üleval, sa ei pea tööl käima, sa pead alati tööl käima, nagu sul peab olema enda sissetulek või siis, kui ta ütleb, et davai, et sa ei pea tööl käima, et ma pean sind üleval, siis ongi, et iga kuus mingi teatud kuu siis lepite kokku, et ta kannab sulle iga kuu 10. pleki ja sa paned sealt raha kõrvale. Jah, selles suhtes, kui ta tahab seda sul kinni maksta, davai, siis obviously. Aga sul peab alati olema aga sama palju maksku, kui sul palk on. Jah, täpselt sama palju sul palk on ja sealt palgast sa teed endale salajase konto ja sa kuradi paned selle kõrvale, et sa saad alati ära minna. See on alati, et sul peab olema alati see rainy day fond, et sul on minna, et sa ei oleks kuskil pantvangis, et sul on see oma raha, et sul oleks niimoodi, et kui miskit toimub, saad maksta selle kuradi maakleri tasu, sissemaksu ja tagatisraha, saad maksu tõmmata ja külmkapis veits süüa ka osta. See raha peab sul alati kuskil olema. Ja kui ei ole, hakka praegu kohe korjama. Täpselt. Nii, ideaalsest suhtest kahtlusteni. Hei, olete alati nii head nõuandjad ja on nii lohutav kuulata. Thanks. Kuidas te teineteisele kirjutate, olete teistele kirjutajatele nõu ja jõukaabiks olnud. Pöördun ka oma mure ja raskustega hinges, soovides kõrvaltvaataja perspektiivi ja mingit nõu, kui te oskate seda anda. Olen jõudnud oma suhtega kohta, kus ma ei tea, mida ja kas tahan. Oleme kaaslasega tänaseks koos olnud pea 8 aastat, hiljuti abiellunud, koos ühise kodu loonud. Samas on mu sees mingi närv tunne, et kas see on õige inimene mulle. Mis selle olukorra nii raskeks teeb, on see, et tegemist on kõige parema mehega, keda ma olen teadnud. Ta hoiab ja paputab mind, kohtleb mind nagu printsessi. Kõik, kes meid teavad, imetlevad meie suhet. Muudkui korrutavad, et mul on mehega ikka nii vedanud ja ma tean seda kõike. Need kahtlevad tunded on minust tekkinud viimastel aastatel. Samas pole meie suhtes minu meelest suurt midagi muutunud. Mäletan neid aastaid, kus ma oleks võinud mürki võtta selle peale, et me oleme igavesti koos ja ta on ideaalne mees. Kuidas mul niimoodi joppas? See pole olnud ainult armumise faasis. Tundsin siiralt 6-7 aastat niimoodi. Ja siis hakkasid kuskilt hiilima mingid teised mõtted. Hakkas häirima asi X, Y ja Z tema juures. No näiteks on mu mees minust veidi noorem ning see polnud enne mind kunagi häirinud, sest see vahe pole ka nii suur ning ta on intelligentne ning täiskasvanulik. Siiski tabasin end järsku mõtlemast, et miks ta pole vanem kogenum, miks talle meeldib elu seest see X spordiala. See võtab nii palju aega, samasti vanasti nii respektisin ja imetlesin, et tal selline hobi on. Samuti, et miks ta pole veel pikem ja ma ei saa killerkontsasi kanda. Meie pikkuse vahe on circa 10 sentimeetrit. Ehk siis tegelikult otseselt ka nii lühike pole. Ning no varem pigem nägingi, et ta on pikk, sest et mu eelmine kaaslane oli ainult 170 sentimeetrit pikk. Samamoodi intiimsusega. Aastaid järjest tundsin sellist keemiat, kui ma nädalavahetuse ei näinud, oli kokku saades tunne, et nuuks jalaga maha ja asja kallale. Nii suuri katsuse kirg. Ja täna häirib see, kuidas ta suudleb, häirib see, et ta enam nii palju ei algata. Vahepeal häirib ka siis, kui ta algatab. Mäletan aegu, kui mu sees oli tugev veendumus ja nii suur tänutunne, et mul on lihtsalt kõige parem kaaslane ja pole olemas inimest, kes mulle paremini sobiks. Tänaseks aga sellest on saanud mingi nõme kahtlust heada. Vaatan sotsiaalmeedias teiste ja ka enda sõbrannade suhteid
ja mehi ja märkan iga mehe juures midagi, mida tahan, et minu mehel oleks või ta teeks. Kust ja miks need mõtted on tulnud, mida nendega teha. Olen mehega sellest muidugi ka rääkinud. Tema tunded, mõtted minu osas muutunud ei ole. Armastab ja imetleb mind nagu alguses. Tunnen seda ka. Küll aga ta on minu jahenemist märganud ja see valmistab ka talle muret. Kui mõni X asi, mis tema pool järsult häirima on hakanud ja talle seda hetke olen heitnud, on ta alati väga mõistav olnud ja proovib seda kohe muuta, parandada, kui on muudetav. Mees on pakkunud ka baariteraapiat, aga kui päris südamest ütlen, siis ma kardan seda. Kardan, et äkki terapeut ütlebki, et pole muud lahendust kui lahku minna. Ma tõesti ja siiralt ei taha seda, samas olen ka väsinud olema kits kahe heinakuhja vahel, kes ühel päeval unistab oma ettevalelise elu elamisest, samas teisel päeval mõtleb, et kuidas ma nii mõelda sain, ta on the best. Ma teooriast tean, et mul on super mees ja suhe, vähemalt oli enne, kui need nõmedad mõtted pähe tikkusid. Miks ma järsku temast kahtlen ja olen vahepeal nõus sellest kõigest loobuma? Kas ma olen bipolaarne või niisama peast haige? Ma ei oska ise enam midagi arvata. Kui vähegi jaksu ja viitsimist, hindaksin väga teie kogemust ja perspektiivi ja nõu. Love you. Ma ütlen, et võib-olla enne baariteraapiat mine ise teraapiasse. Tead, see oli minu esimene mõte ka, et umbes, et me võime siin ju spekuleerida või midagi, aga me ei ole nagu eksperdid. Et ma arvan ka, et terapeut oskaks nagu midagi sinu seest välja tuua, sest et ma seda ei kardaks, et sa lähed teraapiasse, terapeut ütleb, et minge lahku, et kui midagi nii hullu siin ei ole, siis pigem midagi on ju sinu sees, see on mingi rahulolematus. Ja mõnikord inimesed lihtsalt, tead, päriselt ongi nii, mõnikord elu on lihtsalt nii hea, et sa hakkad nagu, sul hakkab igav. Et usu mind, kui sa oleksid 6 aega out in the wild tänapäeva dating poolis, sa kraabiksid selle mehe ukse taga. Ja võib-olla siis on hilja juba. Ja võib-olla siis on hilja. Et sellepärast sest kui ta on nii hea mees, ta läheb nagu soe sai. Ta läheb nagu soe sai. Kui siuke Tinderis kuskile valla lastakse, lups, sa ju silma ka pilgutud, kui ta päriselt on hoolitsev, armastav, tore. Ja kui sa veel heidad talle asju ette, ma muudan seda kohe, kui ta vähegi saab. Kalla, it's horrible out here. Või ma ei ole enam valaine, aga ma räägin, it's horrible out there. Ja nagu, siuksed mehed lähevad. Ja ma arvan, et nii palju, kui ma loen su kirja, siis sul ongi nagu pigem see, et sa pead minema üksinda teraapiasse ja võib-olla mingi, et lähete koos ka, aga mine üksinda, et sul midagi on. Ja ma nagu, ja kui te just abiellusite ka ja kõik asjad, kuigi ma tean seda, minul oli ka nagu, kui ma abiellusin, mul tekkis, aga mul oli mingi põhjused ka, miks mul tekkisid need rahutused, on ju. Aga kui sa ütled, et ta on tegelikult supermees, siis mine üksinda, vaata, mis terapeut räägib ja siis mingi, et võib-olla saate koos ka minna. Ma arvan, et vaata, kui ta ütlebki, et hiljaaegu on nagu abiellutud, ma saan aru, lapsi neil veel ei ole, on ju. Et vaata, võib-olla see kahtlus ongi tekkinud sinu sees, et nüüd ma pean, ma ei tea muidugi, kas te üldse tahate lapsi saada, aga ma eeldan praegu, et ütleme, et nüüd te olete abielus, nüüd nagu järgmine loogiline sammaks laste saamine ja siis hakkad mõtlema, et oot, kas on ikkagi nagu see õige mees, kellega ma tahan seda teha. Võib-olla sellepärast tulevad need mõtted sulle pähe. Ja selles suhtes, et vaata 8 aastat ikka kellegagi koos olla, sa ütled, alguses oli tulnud liblikad ja bla, et see paratamatult ju kaob, on ju, et see ei jää alati samamoodi, et nagu kuigi alguses. On paarikesi. Ei aga see ei saa olla sama, sellepärast, et see on ju hormoon ja see hormoon kaob lihtsalt nagu su kehast ära, on ju, et nagu kui sa sööd kogu aeg ühte mingit väga head asja, siis see ei tundu sulle iga kord nii uus ja maitsev, on ju. Aga see ei ole nagu halb, on ju, selles suhtes, et see ei tähenda, et kui sul peale vaadates liblikat enam ei ole, et nüüd sa pead nagu lahku minema, aga võib-olla sinu peas tekib see hirm, et oot, kas mul on mingi tunded kadunud või midagi, on ju. Aga ma arvan tõesti, et sul on vaja nagu endal minna teraapiasse, et äkki sul on lihtsalt elus nagu mingi asi puudu ja see ei ole üldse selle mehega seotud. Äkki sul on äkki sa pead midagi uut proovima, nagu muus asjas kas mingi uus hobi, mingi uus tegevus, et natukene tuua seda. Tule sammu challenges. Uus challenge. Uus sammu challenge. Ei, aga lihtsalt kuidagi seda, et see rahulolematus on, sul on lihtne. Võib-olla ise endaga on see rahulolematus. Aga see on lihtsam nagu mehe peale seda panna. Nii et nagu hold your man, kui ta on nii hea ja appreciate, sest ausalt nagu vaata neid vanu podcast episood, vaata, kas ma siin kuradi ulgusin edasi-tagasi, ainult kolistasin mööda ämbreid, sest et see, et tahaks veits valaine olla. Tegelikult ma saan aru ka seda, et võib-olla mitte see, et nagu kellegi uue
sa ütlesid, sa vaatad temast sõbrannade mehi, tahaks nende omadusi seal. Aga ma mõtlen, kui sa tahaks lihtsalt valaline olla, siis ma saaks aru vaata, et mõni inimene tegelikult ongi pikalt suhtes ja ta on mingid, tegelikult mulle meeldib mu vabadus ja mulle meeldib olla üksi, on selliseid inimesi tegelikult. Jah. Aga kui sa oled juba 8 aastat koos olnud, siis ma arvan, et you good tegelikult. Ja, aga kui sa vaatad, et mu sõbranna, mehel ühel on see omadus ja teisel on see omadus, siis sul ongi see, et sa üritad panna mingi perfect inimest kokku, aga see esiteks sihukest asja on väga raske kokku panna ja teiseks vaata need, kes ütlevad, tahaks natuke aega vallaline olla, siis see, mida nad oma peas mõtlevad, on see, et DM-id kogu aeg tulevad, üks on mingi, lähme muisu siia 5 tärni restorani, teine ütleb, ei, lähme jahiga sõitma. Tegelikkuses mingi kuradi hambutud kapakohilast kirjutavad, keppi ka saab. No cap. Ma ütlen sulle ausalt, et vaata, kuna mul on see Revolut Ultra, siis mul oli Tinderi kool tasuta. Ja ütleme nüüd, et see oli mu egole vahepeal väga, no mitte vahepeal, vaid väga pikalt, see oli mu egole väga suur põnt, sest need, kes mind laikisid, ma olin nagu mingi how dare you? How fucking dare you? Ja siis, kui sa kirjutasid mulle, ma mingi how fucking dare you? Okei, nad ei saanud kirjutada mulle, aga mõni pani ma arvan, keegi pani super like'i, läksin vaatama, et kes mulle super like'i pani, siis ma mingi I will kill myself. Et jah, see, et sa mõtled, et tahaks olla vallaline, see on mingi filmide vallaline klipp, mida sa oma peas ette kujutad, on ju. Ja tegelikult vaata see, et sa vaatad nagu ühte, teist ja kolmandat ja mõtled, et ma tahan, et minu mehel oleks ka. Selle kohta öeldakse hästi, et kui sa lähed nagu lahku kellestki, on ju, siis ütleme näiteks, et ma ei tea, ütleme näiteks, et sa tahad, et su mees teeks sulle rohkem komplimente. Nii, nüüd sa lähed lahku. Ja nüüd sa leiad mingi venna ja sa paned tähele, ta teeb mulle nii palju komplimente. Sa hakkad temaga koos olema, siis sa saad aru, et ülejäänud 90% on tal tegelikult puudu. Ta annab sulle seda ühte, aga et tal oleks veel neid asju, mida sa tahad, tegelikult seda ei pruugi olla. Ja see sõbranna mees, keda sa vaatad, kes, ma ei tea, ütleme, viib teda tihti restorani, ta võib-olla ei pese oma perset, ta võib-olla ei pese oma hambaid, ta võib-olla sügab oma kotte, vaadates sulle silmaauku. You never know, vaata. Et päriselt, kui sul on hea mees, proovi enda sees see enne ära lahendada. Ma ei ütle, et sa pead nagu vastu tahtmist vägisi olema mingi inimesega koos, kellega sa ei taha olla, ei. Aga tundub, et sa tahad ju. Jah, et mõtle enne välja, mis siin tegelikult valesti on ja ma arvan, et seda ei mõtle välja mitte meie siin stuudios, vaid sa pead ise minema teraapiasse. Ja ise välja, ongi terapeudi abiga, tema aitab sul, kui sa, ma ei tea, kui sa ei ole varem käinud ja sa ütled, et sa kardad, mine nagu reaalselt tegelikult see, ta paneb sulle mingeid nagu mingitest nurkade alt oskab sind mõtlema panna, et miks ma tunnen nii või miks ma... Ja lähedki, räägid talle täpselt sama asja, mis sa meile kirjutasid ja... Loe talle see kiri ette, kas? Loe talle näiteks see kiri ette. Selles suhtes, et tema arust käib nii palju rahvast, et usu mind, sa ei ole esimene viimane, kes siukse probleemiga sinna läheb. Ja tead, palun mine ja anna meile ka teada, sest ma arvan, et väga paljud kuulajad võib-olla on ka samasuguses olukorras, et väga tore oleks teada saada, kuidas sul läks jälle. Võiks varsti mingi psühholoogiga koostööd hakkama tegema, vaata, et suunama mõned kirjad sinna, vaata, või kirjakirjutajad. See oleks huvitav tegelikult. No nii, võtame viimase kirja. No, võtame. Kas armastuse keel võib suhtes... Minu kord on. Ma juba puterdasin ette viimase kirja. Mu mees on Pillow Princess. Hei, Malju ja Kristina. Taustainfoks, olen oma kutiga koos olnud selline 5 kuud. Olen 17 ja tema umbes aasta vanem. Ja umbes 1,5 kuud tagasi kaotasin oma süütuse talle. Tema väitis mulle, et ta oli juba kogenud, kuid minu kahjuks ei osanud ta isegi õigesse auku panna ja küsis seda minult. Igatahes oleme peale seda olnud 1 korra vahekorras. Juba olen mina see, kes kõik ette taha ära teeb. Tema lihtsalt lamab ja mina teen kõik kuni selleni, et tema lõpetab. Aga minu lõpetamine teda väga ei huvita. Kardan, et sellest saab pikaajaline probleem. Kui mul on päevad, siis ta ütleb, et ta ei ole nõus midagi tegema selle pärast. Ma ei ole kunagi saanud isegi orgasmi selle aja peale, kui oleme koos olnud. Kuidas peaksin temaga sellest rääkima? Sorry, pika kirja eest. See oli väga lühike kiri. Tead, ma arvan, et... Tead reaalselt, kui ta lamab, see lööd teda jalaga. Tead, ma arvan, et selle mehega ei ole küll midagi rohkem. Mis mõttes ta lamab? Ja sinu esimene kord peab olema see kuskil pusserdada või? Ei, mine... Shut the fuck up, ei. Mis kuradi, anna mulle see tüübi nimi, ma kirjutan, tõuse püsti. Tegelikult ma ei hakka mind 7 aastast terroriseerima, aga nagu... Mida ta lamab seal tõesti? Get up and get nahku tõesti. Ei, see ei tundu normaalne mees. Seda ma heaks ei kiida, näen 40 sekki saate lõpuni, mina ütlen lihtsalt, pole midagi rääkida, otsi uus mees. Pole miskit parata, kui vees ei oska karata.
on siuke pissjada raja minna. Okei, kuna aga see on see- meie podcasti pealkiri, pole miskit parata, kui mees ei oska karata. ja see on väga hea. ja ühesõnaga let him go ja on mehi, kes kuradi möllavad minna. Ja kui ta veel ütleb, et ta on kogenud ja see on ta kogenemuse tase, et ta vedeleb seal või? Ja kui on päevad, siis ta ei ole nõus midagi tegema. Aga nii palju võiks ikka olla nõus tegema, et tõuse püsti, tõmba nahhu. jah, täpselt ja õige mees seilab punast merd. Just. Ilusat nädalat teile. Tšau, paka. Head nädalat.